Karistuslöök, palli juures on Kvisvik ja Proten jooksis sinna nüüd Eesti meeste müüri segama. Ja väga ohtlik tsenderdus. Ja sellest löögist läksid norralased 1-0 juhtima. Nii et norralased said lõpuks oma tahtmise esimesel poolajal. Edukalt välja mängitud karistuslöök. Nii et Norra koondis juhib A. Le Coq Arenal Eesti meeskonna vastu 1-0. Trude Jonsson lõi oma Norra koondise karjääri 7. värava. Ja peaga lööb selle. Jah, tundus, et andis Saviaugul tunda ikkagi see, et ei ole mänginud neid sellel tasemel mängida juba pikemat aega ja jäi nagu lootma, et üles hüppanud Kristen Viikme saab selle palli kindlalt kätte, kuid Kristen ei ulatanud ja Erko mees oli jäänud vabaks ja sai täiesti rahulikult selle palli väravasse suunata. No ei ole midagi, ka Venemaa vastu jäime umbes samal minutil 0-1 kaotusseisu, tulime väga raskest olukorrast välja, nii et vaatame. Nüüd tuleb aga vahetus. Marko Kristal jätab nüüd hüvasti oma fännidega. Sellega on tema pikk ja edukas karjäär Eesti koondise rivistuses lõppenud. Kristal mängis siis 143 mängu, kui nendest tulid 27 võitu, 35 viiki ja 80 kaotust. Nii et Marko Kristalit tänab ka Jelle Huus ja ka Janno Kivisild, Eesti koondise teine treener, ja anti Markole ka lillekimp ning Marko Kristal tänab kõiki oma meeskonnakaaslasi. Nii et täna oli see ajalooline päev, 20. aprill aasta 2005, kui viimase Eesti koondise mängu mängis meie rekordinternationaal. Kiirelt otsitakse seda pikakasvulist Oorsti ja näete, kuidas nüüd mängis Proten. Läheb üle värava. Meie Artur Potenko üle ja meil oli õnne. No ütleks niimoodi, et Proteni vale arvestus, ta oleks pidanud aru saama selle palli, kui tugevalt ta tõstab ja kui kõrgele see sealt põrkab, et ta lootis, et ta jõuab selle pallini, kuid minu arust oli näha, et ta tõstis väga kõrgelt selle üle väravahi ja on selge, et ta sealt põrkab, et peale ta oleks pidanud põrkemomendis kohe seda palli uuesti pidanud puudutama. Vidar Riiset. Aga mis nüüd jälle toimus, oli jälle see sama, et täpne sööt oli pea peale ja jagati sealt kohe edasi Rähni selja taha ja Proten oli sinna lõikamas, et see norralastel on väga selge see mängujoonis, et kuidas nad mängida üritavad, et järjekordselt, kes tormajale, kes jagab edasi sinna kaitsjate taha ja sinna on ka kohe keegi minemas, praegu Alo lihtsalt julgestas hästi. Et see mänguskeem ja kuidas nagu norrakatel mängida on väga selline lihtne, aga samas see lihtsus teeb ta ka nagu teostatavaks lihtsamini, et kõik teavad, mida teha ja mängivad niimoodi ja tulemus on jälle siin, et tegelikult jälle samamoodi, et tõsteti pikk pall sinna kasti, kus siis üritati katta ja jagati see vabale mehele ja Proten seekord enam ei eksinud. Ja ütleme nii, et 2 korda järjest siis norralased seda kingitust vastu võtmata ei jätnud, nii et oleme jäänud 0-2 kaotusseisu. Norralased lõid siis kohe teise poole alguses teise värava ja värava autoriks on 22-aastane Daniel Proten, kes oli aktiivne ka esimesel poolajal ja lõpuks norralased siis oma tahtmise teise poole alguses kohe said. Nii et oleme jäänud 2 värava kaotusseisu. Rooba. Väga selline natukene saamatu värav oli, et ei saanud nagu keegi õieti nii palju jaole, et oleks saanud palli ette. Teever võitleb palli Reimile. Reim. Tõstab sinna Sahharov. Ja Sahharov lööb värava. 1-2 Eesti meeskonna poolt vaadatuna. Nii et Aleksander Sahharov avas nüüd oma Eesti koondise karjääri väravate arve. See oli talle 23. kohtumine Eesti koondise eest ja see oli esimene värav tal. Ja ei antud andeks norrakatele ka seda ainsat eksimust ja karistati ära ja nüüd kindlasti sul oli õigus siis, et enne 75. minutit meie skandinaavlaste vastu väravaid ei löö. Just, me vaatame. Reimilt igal juhul taas ja tõste sinna ja kaitse hindas valesti ja eksis. Stoles Tensos eksis ja kohe karistas Aleksander Sahharov, mees, kes siis tuli teisel poolajal vahetusest platsile ja vähendas meie kaotusnumbrit 1-2, nii et midagi ei ole veel kadunud. Norrakad tegid kaitseliinilised vahetused. Storbek, Jarl Andre Storbek. Anderseni asemele.
nii et mänguseis hetkel 1-2. Ja Dortmundi mees Berk Tolmo siirdus keskkaitsesse ja vahetusest tulnud mees läks paremaks äärekaitseks. nägime, et kohe elavnesid ka Eesti koondise fännid.